ja nüüd, kuidas sellest siis välja saab, et oletame, et inimesed järsku enam selles ei taha olla, olgu siis, ma ei tea, ostnud selle lihtsalt kamba peale ja nüüd on tekkinud tüli või siis ka vabatahtlikult või ütleme siis positiivselt tahavad lahku minna, ei pea ju intriigi alati olema. Aga loomulikult me lähtume praegu sellest, et enne kõike on sellest raske välja saada intriigi kontekstis, eks ole. Jah, niivõrd kuivõrd, et alati kokkuleppe mõttes on kergem asju lahendada ja välja saada kui siis intriigi mõttes. Aga sisuliselt küll, kui inimene ei taha enam olla selles kaasomandis või tahab selle kaasomandi lõpetada, siis seaduse järgi tegelikult põhjust kaasomandi lõpetamiseks olema ei pea. Lihtsalt iga hetk võib üks omanik otsustada, mina enam ei taha seda kaasomandit, mina soovin lõpetada. Ja üldiselt see lõpetamine peaks käima kokkuleppel. Ja kui kokkulepet ei saavuta, jällegi saab alati pöörduda kohtu poole, eks ole. Aga need lõpetamise viisid ongi sellised, et kas siis see üks ostab teistelt kaasomanikelt nende osad välja, kas siis see teine kaasomanik ostab sellelt ühelt tema osa välja, kas pannakse kogu see asi müüki, mõlemad saavad siis enda osa suurusele vastava raha, ehk siis jagatakse raha nagu pooleks või vastavalt osade suurusele, eks ole. Või siis pannakse näiteks kaasomanike vahelisele enampakkumisele, et kui mõlemad otsustavad, et nemad tahavad omale, ei suudeta otsustada, kumb peaks saama, siis vaadatakse, kumb rohkem pakub